Tere tulemast tagasi. Mina olen Julia Aabrum ja sa kuuled Eesti 100 loomaarsti. Uskuge või mitte, aga tänane külaline pärineb Treffneri gümnaasiumist, mis tähendab, et me võime tegelikult päriselt ka sinna paika panna juba kuskil on üks autahvli, et aitäh, et panustate Eesti veterinaariasse. Tänane külaline on eriline, sest et ta liikus kliinikust hoopis teisele planeedile. Ta liikus valdkonda, kus ta ise ka ei teadnud, et üks loomaarsti haridusega inimene võiks töötada ja see, mis pilt talle seal avanes, võite kuulata juba nüüd üsna pea. Tänane külaline on Epp Ülevaina. Tere, Epp! Tere, Julia! Aitäh, et sa tulid eriti sellise väga lühikese teadaandmise peale, sest et ikkagi tellimus oli sisse antud. Hedi tegi suurepärase sissejuhatuse Ravimiameti tööle ja sina esindadki meil täna Ravimiametit. On nii? On nii. Ja, aga nagu traditsioon ette näeb, siis me enne käime läbi ikkagi selle lapsepõlve ja mis olid need niisugused väga konkreetsed punktid sinu elus, mis tõid su siia Ravimiametisse? Ma arvan, et minu lugu on võib-olla mõnes mõttes hästi klassikaline. Et mina olin see laps, kes juba väga-väga varakult teadis, et ma tahan saada loomaarstiks. Kui ma läksin esimese klassi, siis mul oli tegelikult kaks valikut, et kas ma tahan saada loomaarstiks või ma tahan saada kunstnikuks. Aga siis ma mõtlesin hästi loogiliselt enda jaoks, et kunsti ma saan teha ka loomaarstide kõrvalt, kui ma peaksin seda tahtma, aga kunstnikude kõrvalt loomaarst olla nagu palju keerulisem. Epp, sa oled mu hingesugulane, sest ma olin täpselt sama valiku ees. Ja, kusjuures kunstnike minu suguvõsas on olnud, aga loomaarste varem ei ole olnud. Aga ma arvan, et see lõplik otsus tuli ikkagi seal 8.–9. klassis, et siis ma teadsin, et ma lähen loomaarsti õppima ja mulle tegelikult hirmsasti meeldis nagu loodus ja mulle meeldisid loomad ja ei olnudki see ravi nagu see, et ma nüüd aitan neid, see ei olnudki see põhiline, et mulle lihtsalt meeldis loomi jälgida, et kuidas nad toimetavad, mis nad teevad. Et bioloogia tegelikult oli ka selline valik. Aga see meditsiini huvi tuli kuskil gümnaasiumi ajal ja siis pigem oli see meditsiin oli nagu tähtsam. Aga jällegi hästi klassikaline hetk, et miks ma inimarstiks ei läinud, ma sain sinna tegelikult täiesti sisse, et see oli minu jaoks plaan B, kui ma ei saa loomaarsti, siis ma lähen inimesarstiks. Ja mõned ütlevad, et veterinaaria on plaan B. No ja, ei ole. Tavaliselt on sedapidi, aga minul oli vastupidi. Ja siis oli just, et see meditsiin on see, mida ma nagu tahan, aga ma ei tahtnud inimestega suhelda. Ja siis ma tegin selle klassikalise ämbri, eks ole, et ma lähen loomaarsti, siis ma ei pea nii palju inimestega suhtlema. No jah, et kõik teavad. Aga jah, et ma väga varakult teadsin ja nagu nii-öelda kogu aeg suundusin sinna poole, et ma tahan minna õppima loomaarstiks. Räägi oma sellest esimesest ülikooli aastast, et kas sa mäletad üldse sealt midagi või mis olid niisugused üllatusmomendid? Ja ma mäletan, mul on tegelikult olnud ülikooli esimesi kursuseid 2 tükki, sest ma astusin loomaarsti õppima ja ma jätsin selle pooleli ja ma läksin ära. Mis juhtus? Räägi, mis juhtus, miks ära läksid? Juhtus see, et esiteks, ütleme ausalt, et esimesed kursused on ikka väga igavad. Ja päris loomaarsti tööd on seal nagu väga vähe, see kokkupuutepunkt on hästi vähe, et seal on see meditsiinifüüsika, ma ei tea, kas seda enam on, aga see oli ma siiamaani ei saa aru, miks me seda õppisime ja mis me seal tegime ja mis oli selle asja nagu väljund. Ma ütlen kohe, sa said teada, mis vahe on olla naisterahvas, meesterahvast, Eesti, vene või soome rahvusest. Sest et eelistatud olid ilmselgelt soome rahvusest meesterahvad ja vaesed vene keelt kõnelevad naisterahvad, nendel oli kõige raskem, sest et neid lihtsalt põhimõtteliselt ei lastud läbi. Ma sain selle nagu meie kursusel oli nii. Aga ma isegi ei saanud aru, kuidas ma selle tehtud sain. Ja siis mul tekkis nagu isiklikus elus tekkis selline raske hetk või raske aeg ja mul tegelikult vedas terviselt. Et ma olin hästi palju haige ja mul jäid osa eksamid tegemata, ma tahtsin võtta akadeemilist tervislikel põhjustel.
ja mul olid kõik arstitõendid olid olemas ja põhimõtteliselt ka nagu osakonna poolt oli nii-öelda nõusolek olemas, et mulle akadeemiline anda, aga jällegi see ajastus oli nagu hästi halb, et siis oli see esimene suur akrediteerimine. Ja siis kuidagi tuli see signaal, et ei, et sa pead nagu oma eksamid ära tegema, et siis me laseme sind akadeemilisena, aga seal tekkisid käärid sellepärast, et ma tahtsin akadeemilist sellepärast, et ma ei saanud teha neid eksameid sellel hetkel. Ja ma mõtlesin, et hea küll, et ma siis üritan ja siis ma jäin neeruvagne põletikku ja olin ikkagi nagu päris haige. Siis ma vihastasin, et mulle akadeemilist ei anta ja võtsin paberid välja ja mõtlesin, et ma ei taha sellega üldse tegeleda enam. Aga siis oligi, et ma võtsin sellise mõtlemise aasta, tegelesin natukene oma tervise parandamisega ja jõudsin järeldusele, et maailmas ei ole tegelikult midagi, mida ma tahaksin teha rohkem. Et astusin täiesti uuesti sisse, seoses akrediteerimisega vahepeal olid muutunud õppekavad nii palju, et üle kanda ma sain hästi vähe, et ma tegelikult sisuliselt alustasingi otsast peale. Ja siis ma tegin ilusti nominaalaeg lõpuni. Kuidas see teinekord tundus, et kas oli nagu lihtsam või ma siis mõtlen, et kui ma nüüd läheks uuesti õppima, siis ma läheks hoopis teistsuguse teadmisega ja oleks palju huvitavam ka need esimesed aastad. Ja oligi, see motivatsioon oli hoopis teine. Ja see suhtumine nagu enda poolt oli hoopis teine, et ma teadsin, mida ma tahan, ma teadsin, mida ma selleks tegema pean, kuidas seda teha. Et see tunne oli nagu hästi teine ja ma pean ausalt ütlema, et kui ma teine kord sisse astusin, see oli esimene kord elus, kus ma hakkasin päriselt õppima. Et kogu see kool, gümnaasium kaasa arvatud, et ma olin sealt lihtsalt läbi tulnud, et mul ei olnud seda õpiharjumust, et ma nüüd võtangi kätte, teen põhjalikult selle materjali algusest peale selgeks, et mul on olnud üsna hea pea ja nii palju, kui kuskil loengus või tunnis külge jäi, et selle põhjal ma tegingi kõik need eksamid ja asjad ära. Aga ülikoolis sellest ilmselgelt väga ei piisanud. Ja siis ma hakkasingi süstemaatilisemalt lähenema. Ja see tunne oli hoopis teine. Me Maarega ka rääkisime, Maare oli mul teine külaline siin selles saates. Tema ütles, et tema väga soovitab võtta vaheaasta, enne kui sa veterinaariasse lähed. Kuidas sa ise sellesse suhtud? Sa oled muidugi ära teinud ja olude sunnil, aga kas sellest oleks pigem kasu, isegi kui ei ole mingisuguseid konkreetseid probleeme, mille pärast peaks selle võtma või peaks ikkagi kohe nagu jutti? Ma arvan, et see on iga inimese enda sisetunde küsimus tegelikult, aga ma ei arva, et see oleks halb mõte. Et see aitas nagu võib-olla hästi palju just mõtteid koondada, seda fookust koondada, et mida ma siis nagu päriselt tahan. Ma ei arva, et see on halb mõte. Ma arvan, et kes vähegi tunneb, et tal võiks seda vaja olla, miks mitte? Jah, sest ma ise ka mäletan, et ma nii kiirustasin ja tegelikult see vaheaasta, ma kartsin seda jubedalt, aga samas tagantjärgi mõeldes see oleks olnud õige asi. Kuigi mul läks ju selles mõttes ka hästi, et ka ikkagi sai nominaalajaga ilusasti ära lõpetatud, aga just see, et anda endale aega, üritada aru saada, kes sa inimesena oled, sest et kogu aeg on ju kellegi ootused, kellele sa üritad vastata või midagi tõestada enda või teiste jaoks ja elu on elamiseks, mitte nagu kogu aeg kellegi teise vajaduste ja tahtmiste järgi jooksmiseks. Ja, ma selles mõttes olen täitsa nõus, et see vaheaasta võibki anda selle hingamispausi, et sa saadki rahulikult mõelda, et nii, kus ma nüüd olen, kuhu ma jõuda tahan, mida ma tegelikult päriselt teha tahaksin. Et võib-olla see gümnaasiumist otse ülikooli, et see ongi selline kiirustamise teema. Ma isegi täpsustan, et mitte otse ülikoolist oleneb vaata valdkonnast ka, mida sa õpid, aga just veterinaariasse või võib-olla ka humaani. Et selles mõttes minu kõige suurem hirm oli see, et sa unustad ära, kuidas õppida. Aga tegelikult, kas sa suudad tegelikult ära unustada, sa vaata lähed sellest rutiinist välja, sest et kogu aeg see gümnaasiumi lõpp ja seal ka ju kogu aeg õpi, tambi, eksam. Et äkki sa ei oska, aga võib-olla ongi vaja see korra teha. See oli nagu minu point ja võib-olla töötada aastakese kuskil kliinikust aru saada, kas see on üldse sinu valdkond, sest et mis see mure on, paljud, kes astuvad sisse ja käivad neid esimesi aastaid, nad saavad aru, et see ei ole ikkagi nende valdkond. Ja siis on jälle, et vaata nii palju ressurssi on ära läinud selle tudengi peale, et sa oled võtnud oma arust potentsiaalselt tulevase loomaarsti ja siis ta nagu kaob ära sellepärast, et ta avastab, et see ei ole tema jaoks. Ja see on
meile jälle iga kadunud loomaarst Eesti turult on meie jaoks niisugune suur valukoht. Ma ei ole päris kindel, et see annab, jah, kindlasti see võib-olla aitaks nagu mingil määral sorteerida, aga meil on ju päris palju inimesi, kes lõpetavad ära ja lähevad tööle ja saavad siis aru, et see ei ole nende teema võib-olla päris, sest üks asi on tudengi, nagu sul ei ole seda vastutust ja sa tegelikult ei pea nagu nii palju võib-olla omanikega nagu suhtlema ja kogu seda asja läbi elama. Et teine asi on see päris töö, et kus ongi, et sinu otsusest sõltub. Ja päris mitmed inimesed otsustavad, et nad ei taha seda. Räägi nendest esimestest aastast pärast ülikooli lõpetamist, sest et sul on ka ju nüüd ikka üle 10 aasta lõpetamisest. Mis sa tegid seal vahepeal? Mina? Ma jäin ülikooli. Jäid ülikooli? Ma jäin ülikooli, ma tegin selle internatuuri aasta seal ja siis ma jäingi ülikooli. Et ma tegelikult 9 aastat töötasin ülikoolis. Ja see oli kohutavalt hea kogemus. Et ma tean, et ülikoolil praegu on raske nooremarste saada sinna. Inimesed tahavad nagu võib-olla vähem tööd ja rohkem palka, aga kogemuste osas see oli täiesti suurepärane. Et sa näed seal neid raskeid patsiente ja tegelikult sa saad nagu hea alus, et kuidas seda raviprotsessi siis nagu läbi viia. Ja seejuures sa õpid seda nendelt inimestelt, kes reaalselt ka õpetavad ülikoolis, vähemalt paljud nendest, et see on väga äge kogemus, aga ja see noorem arsti osas jälle, ma ise mõtlesin ka, et jubedalt tahaks, aga siis ma vaatasin seda palgataset, mis see noorem arst saab ja seda koormust mul niimoodi, et issand jumal, et kuidas nad ära elavad, et kas nad elavadki seal nagu ülikoolis, vaata need ööbimiskohad, kus sa nagu öövahetuses oled, et kas nad elavad seal, et nagu see oli minu jaoks nagu väga suur takistus ja murekoht, et võib-olla see on niisugune asi, mida tuleks mingi hetk korrigeerida. Aga ülikooli osas, kas sa teeksid selle internatuuri või selle lõpetamisele järgneva aja osas mingisuguseid muudatusi, kui sa saaksid teha? Ma ei teagi. Ma mõtlen seda, et ühest küljest see on hästi hea, et on selline võimalus, teisest küljest me ei taha neid noori arste kohe nagu ära tappa selle suure koormusega, et see oli väga intensiivne aasta, et see oli tõepoolest nagu üli-intensiivne. Samas, ma just mõtlen, kas ei ole see aasta, kus sa saad selle koormuse 1 aastaga kätte, mis sa muidu saaksid võib-olla mõnes rahulikumas kliinikus 2-3 aastaga. Et võib-olla see on ka nagu see pluss-miinus, mida kas sa tahad või ei taha, et see on jälle... Seal peab olema see motivatsioon just, et sa pead nagu arvestama, et see saab olema kiire aasta, sul ei ole aega võib-olla millekski muuks väga. Et see on jälle valikute küsimuseks, et kes mida tahab, et kes ei taha, ei pea sinna ju minema. Aga jah, mina jäin ülikooli, sest mulle pakkus see huvi ja minu jaoks nagu oli ka oluline töötada ülikoolis. Ma tahtsin seda, see oli see, mida ma tahtsin. See bucket listi üks niisugune linnuke. Ja, et üks asi on tehtud. Ma töötasin, ega ma ülikoolist ei ole siiamaani ju päris üle saanud, et radioloogiat ma jätkuvalt tudengitele üritan selgemaks teha. Et see ülikool kuidagi on ja ma loodan, et ka jääb minu jaoks. Kuigi ma seal võib-olla igapäevaselt palgatööl ei ole. Et ma teen oma seda õppeosa. Aga see oli minu jaoks oluline, jah. Aga kui sa küsid nüüd nende esimeste aastate kohta seal ülikoolis, et ega ma seal palju ei mäleta. Jällegi uus asi, palju emotsioone. Anatoomia praktikumid, need jäävad ikka meelde, et kui sa pead seda 4 nädalat vana ligast koera pesema seal anatoomias, et sa näeksid seal tagunevate lihaste vahelt mingitki infot, et see lihtsalt jääb meelde paratamatult. Ja ma mäletan seda, et mul oli natuke igav, et mõned ained tõepoolest ma ei saanud aru, et miks me neid nagu peame käsitlema niimoodi. Aga sealt 3.-4. kursusest, eriti 4. kursusest, siis läks ikka väga huvitavaks. Et siis ma täitsa tundsin, et see ongi nüüd see ala. Et siis tulid just need kliinilised ained. Kas siis läks ka kergemaks? Siis läks ka kergemaks, sest et huvi oli rohkem, just see motivatsioon tõusis. Ahaa, selle jaoks ma tegelikult siia tulingi. Jaa. Aga, jah. Vist sa hakkasid rääkima sellest koera pesemises, siis mul kohe tuli meelde see lõhn ja ma nüüd mõtlen, et nüüd kui kevaditi vaata sõnnikut laotatakse, siis ka mõtled,
kodu või siis ma mõtlen, kas võiks kunagi juhtuda niimoodi, et kui me lähme sinna lahkamisruumis, lähme sinna sisse, lapsepõlv või kuidagi, et kas aga see on. lõhn, Jaa, kui ma ülikoolis käin ja ma lähen sealt mööda ja ma tunnen seda lõhna ja siis mul see on nagu mitte meeldiv lõhn, eks ole, ühest küljest, aga teisest küljest mul tekib kohe natuke selline nostalgia ja kodune tunne. Ja teine lõhnaga seonduv asi, mis mul on, kui ma tunnen silo lõhna, see värske silo, siis tulevad kõik need laudapraktikumid meelde ja see on ka kuidagi soe tunne tekib sisse. Mul nende laste saamisega ja siloga seoses kohe, et vaata, need silo ju pakitakse nendesse valgetesse pallikestesse ja siis me ükskord sõitsime ja lapsed küsivad, et mis asjad need on. Ja siis mul abikaasa on niisugune, kuidas te ei tea, traktori munad loomulikult. Ja sealt tulevad välja väikesed traktorid. Ja tegelikult, no tehniliselt ju traktorid või kuidagi need ju teevad, eks ole, et siis niisugune kohe, mõtled silo ja traktori munade peale. Hästi, aga tegelikult nüüd sa ei tööta ju loomaarstina, et mis hetkel sa tundsid, et sa tahaksid vaheldust ja tahaksid liikuda ja kuidas sa leidsid üldse selle töö Ravimiametis? No selles osas ma pean sind süüdistama. Ma loodan, et see on heas mõttes. Ja minu meelest olid sina see, kes jagas Ravimiameti töökuulutuse väikeloomaarstide seltsi listi. Ja siis oli, ma mäletan nii hästi, see oli üks laupäevane hommik. Ma võtsin arvuti lahti oma kohvitassiga ja tõmbasin selle kohvi peaaegu ninna, sest ma lugesin seda kuulutust ja see nii kõnetas. Vabandust, et see tõepoolest nii kõnetas mind. Et ma tundsin, et see on see asi, mida ma tahaksin proovida. Ma ei teadnud Ravimiametist mitte midagi. Ma teadsin ainult seda, et Ravimiamet on, nagu kõik loomaarstid teavad, mingi kuri asutus kuskil, mis jagab lubasid. Ja rohkem ma ei teadnud mitte midagi. Aga jah, kuidagi mul oli selline kõhutunne, et see nüüd on see asi, mida ma peaksin proovima. Ja siis ma saatsin sinna oma avalduse ja nad tahtsid mind, mis oli hästi tore. Aga seal on taustalugu tegelikult ka, et sa juba tegelikult oled kursis, eks ole, et mul oli päris korralik läbipõlemine kliinikutöös ja ma ei tulnud praktikast ära tegelikult siis, kui mul oli see läbipõlemise kõrge, vaid ma tegelikult sain sellest nagu nii-öelda üle. Aga siis ma enda seest küsisin, et kas on see asi, mida ma tahan teha järgmised 5 aastat või järgmised 10 aastat või elu lõpuni. Ja tegelikult ma pidin endale tunnistama, et ma ei taha seda teha. Et ma võin seda teha ja ma saan seda praegu veel teha, aga ma ilmselt ei taha seda teha järgmised 10 või 20 aastat. Seal on hästi palju põhjuseid, et üks on see läbipõlemine ja omanikud olema ausad, et see omanikuga suhtlemine, et see oli hästi suur põhjus, miks ma läbi põlesin. Et mul ei ole nagu võib-olla nii tohutult negatiivseid kogemusi, aga siin sõltub jälle inimeste enda isiksuse omadustest päris palju. Ja mina olen täpselt see inimene, kes ärkab öösel kell 3 üles ja mõtleb, et aga miks see omanik ikkagi 7 aastat tagasi mulle niimoodi ütles. Ja kui sa nagu kogud järjest neid pisikesi asju, mis kellegi teise jaoks võib-olla üldse ei olegi olulised, aga minu jaoks nagu nad kuidagi jäävad minusse kinni. Et siis mul oli sellega natuke raske toime tulla. Pluss jällegi ma tegelikult, mul tekkisid tugevad probleemid oma füüsilise tervisega ja eriti see haarab käsi, et mul on natuke raske käsi kasutada ja see hakkas segama mu igapäevatööd. Et näiteks igasugused süstimised juba, et see süstaldega manageerimine ja kõik selline pisikeste asjade tegemine, veenikanüüli paigaldamine. Et kui sa ei saa neid asju teha, siis on väga raske kliinikus loomaarst olla. Ja siis ma saingi aru, et tõenäoliselt varem või hiljem ma pean tegema mingi valiku. Et ma pean leidma mingi muu suuna ja siis ma mõtlesingi, et parem ma teen selle valiku ära praegu. Ja ma saan juba, mul on tegelikult veel pikk tööelu loodetavasti ees, et ma saan heaks kuskil muul sellisel, mitte päris muul erialal, aga siis võib-olla natuke muus veterinaaria valdkonnas. Ja see Ravimiameti pakkumine tuli nagu kohutavalt õigel hetkel.
et nii vaimses kui füüsilises mõttes ma tegelikult nagu vajasin sellist muutust. Nii et ma olen väga rahul. Mis oli hästi huvitav, et kui ma juba Ravimiametis töötasin, siis see inimene, kes töötas eelnevalt sama koha peal Ravimiametis, kelle asemele just kui mina läksin, et me saime kokku. Tema on nüüd minu kolleeg. Ja just, Eesti on väike ja loomaarst on veel vähem. Et tema küsis minu käest, et kas Ravimiamet päästis sinu ka. ja tegelikult päästis, jah. Ja ma ei olnud plaaninud praktikast kohe nüüd ära minna. Et see oli selles mõttes selline võimalus, millest ma haarasin kinni, aga see ei olnud võib-olla nii pikalt ette planeeritud. Aga ma praegu tunnen ka, et see oli minu jaoks õige otsus ja see on jube huvitav tegelikult, mis seal Ravimiametis tehakse. See on täiesti teine maailm. See info hulk, mis sealt nagu läbi käib, see on täiesti košmaarne, ma ei kujutanud ette, et midagi sellist üldse on olemas. Et esimesed, ma arvan, 4 nädalat mul oli selline tunne, et ma olen sattunud täiesti teisele planeedile, ma ei saanud isegi aru, mida inimesed räägivad seal. Aga nüüd ma juba natuke saan aru. Kusjuures, ma nüüd meenutan seda eelmise aasta oktoobrit, kui meil oli see VET-konverents ja minu jaoks tuli nagu nii suure üllatusena ja samas ma tundsin kohutavalt aukartust sinu ees, vaata, kui me rääkisime nendest vaimse tervise teemadest ja sa julgesid seal välja rääkida ja kuidas inimesed aplodeerisid selle peale, kui sa ütlesid, aga ma vahetasingi töökohta. Et ei suudagi enam ja minu arust see oli nagu hästi-hästi inspireeriv, sest et see oli see hetk, kus väga paljud inimesed said aru, et nad ei ole üksi oma muredes ja nad saavad tegelikult muuta midagi. Ja teisest küljest, mul on endal ka tohutult suur rõõm, et kui ma jagan neid kuulutusi ja infot, et siis see ikkagi kellegile nagu mõjub ja kellegile oli see täpselt õigel ajal õiges kohas. Nii et aitäh sulle, et sa seda mainid, et siis julgust edaspidi ka niimoodi teha. Ma ütlesin, kusjuures ma seda aplodeerimist üldse ei mäleta, aga minu jaoks ei ole sellest rääkimine üldse probleem. Ma kuidagi sain sellest tõkkest üle ja alguses oli minul täpselt seesama tunne, et kõik teised ju saavad hakkama, kuidas siis mina ei saa. Et kõik on ju nagu teevad tööd ja on tublid ja nüüd mina siin olen selline. Aga siis, kui ma sain nagu aru, et see on okei tegelikult ja ma ei, kõik inimesed tunnevadki erinevalt ja tegelikult ma hakkasin kolleegidega rääkima ja ma sain aru, et ma ei ole ainus. Et tegelikult on päris paljud tunnevad samamoodi, aga nad ei julge nagu võib-olla midagi muuta, et nad ei julge ära minna või teha mingeid selliseid suuremaid otsuseid. Et mina ju kõigepealt vahetasin lihtsalt kliinikut. Et mõtlesin, et kas see võiks aidata ja see tegelikult aitas. Et mul ei olnud enam päris seda tunnet, et jääks bussi alla, et ma ei peaks tööle minema. Et siis ma nagu suutsin tööle minna küll. Aga ikkagi, et ma tundsin, et ma ei ole nagu võib-olla päris rahul ikkagi. Hingega asja juures enam. Jah, seda on nagu hästi raske öelda, et kui töörõõm võib-olla, et kui ma olin seal samas ja tegin seda tööd, et siis nagu oli okei, aga et enne seda, kui ma pidin minema sinna tööle. Ja, just. Siis oli see tunne, et ma ei taha, ma tõesti ei taha, ma ei suuda. Ja ma mäletan ka seda, et kui mul oli see kõige raskem periood, kui ma tegelikult kliinikut vahetasin, see oli väga äkk otsus. Mul oli hästi raske vahetus ühel laupäeval, hästi rasked patsiendid ja rasked omanikud ja kõik need lained lõid üle pea kokku. Ma lihtsalt läksin tualetti, panin ukse kinni, istusin seal, mõtlesin, kas ma lähen kohe minema. Või ma teen oma tööpäeva lõpuni. Ja ma olen hästi kohusetundlik, ma ei ole võtnud elus mitte ühtegi haiguspäeva, sellepärast, et mul on mingi, ma ei tea, ärevus või et ma ei taha tööle minna. Ma teen ikkagi oma asjad alati ära. Aga see oli nagu see murdepunkt, et kus ma tundsin, et ma ei suuda seda enam teha. Et ma ei suuda seda vähemalt pikalt enam teha. Ja sama päeva õhtul ma tegelikult helistasin oma ühele heale kolleegile ja küsisin, kas sul on mulle kohta. Et ma pean tegema mingisuguse vahetuse, ma pean tulema ära sellest kliinikust, proovima midagi muud. Et ma nagu seda hetke väga hästi mäletan. Ja sai parem, aga ma arvan, et võib-olla minu isiksusomadused ongi sellised, et mul ongi praktikas raske töötada. Ja see ei tähenda, et ma olen kuidagi halvem või et ma olen vähem loomaarst, vaid üks asi, mis läbipõlemist kindlasti tohutult soodustab, on see, kui inimene on hästi empaatiline. Ja mul on see viga küljes. Olge vähem empaatilised. Tegelikult head arstid on natukene vähem empaatiavõimega kohati.
et üks Inglise kirurg kunagi on öelnud, et me peame olema julmad, et olla head oma töös, eks, et kui sa võtad kõik, iga omaniku mure, iga looma mure koju kaasa, et siis ei kesta kaua. Ja mina nagu ei suutnud võib-olla seda barjääri piisavalt hästi ehitada, et loomarst peab olema empaatiavõimeline, aga ta peab suutma ka tekitama mingi distantsi. Et ma võib-olla selles ei olnud kõige parem. Aga räägi oma esimesest päevast Ravimiametis, sest et ausalt, kui mina sain teada, et sa läksid Ravimiametisse, siis ma mõtlesin, et jumal tänatud, üks õige inimene õige koha peal, sest saaks hullult toimetama kohe. Ma sa oled vist 6 aega töötanud, kui juba nagu mingi tuli seda infot ja põhimõtteliselt sa olid üks minu põhikontaktallikaid, kui meil siin kogu see seaduse muudatuse asjad olid ja sa oskasid nagu selle info sõnadesse panna, nii et kui sa ütled, et sulle ei meeldi inimesed või et inimestega on raske suhelda, siis see tuleb sul ikka kuradi hästi välja tegelikult. Ja ma tean, ma olen seal hea. Hästi. See on üks mu supervõimeid. Räägi oma esimesest tööpäevast Ravimiametis ja siis mis sai sealt edasi? Ja ma enne ütlen ära seda, et kui ma sinna läksin, ma natuke kartsin, ma kartsin nagu kolleegide reaktsiooni, et ma justkui lähen vaenlase poolele üle, et mis nüüd ütlevad. Ja ma pean ütlema, et ma olen saanud nii palju, nii positiivset tagasisidet. Just see, et jumal tänatud, et sa sinna läksid. Nii tore, et sa seal oled. Ma olen ka väga palju kuulnud, et lõpuks jumala õige inimene õige koha peal. Ja, aga see tekitab mind on õnnistatud selle. Ma teen nagu õiget asja, ma teen nagu vajalikku asja ja ma saan nagu anda teistele loomaarstidele midagi tagasi. Et ma ikkagi tunnen natuke süüdi, et ma läksin praktikast ära ja minu töö nüüd peavad tegema ära teised arstideks. Ja, aga esimene päev ma pean ütlema, et Ravimiamet üllatas mind nagu kohutavalt. Et esimesel päeval võeti mind käe kõrvale, tutvustati, see on see, siin on need asjad. Anti mulle 6 nädala selline sisseelamise graafik, et mis asju, mis ajaks võiks teha ja kes aitab. Ja see oli nagu tõesti käe kõrval põhimõtteliselt nagu jalutati minuga selle esimesed nädalad, et räägiti, kuidas teha, mismoodi, mis elu siin on. Et teised veterinaarid, kes seal töötavad, nad tegid spetsiaalselt minu jaoks dokumendi, kus neil on tohutult infot, et mismoodi see asi käib ja mismoodi see asi käib ja mis see lühend tähendab ja mis see lühend tähendab. Et ma olin hästi üllatunud, sest ma ei olnud sellist suhtumist varem kogenud. Kliinikus on ikka see, et võib-olla näidatakse ära, kus on lõunanurk ja kus on tualett ja kus on ultraheliruum ja siis mine nüüd, eks ju, tegutse. Aga sellist pisidetaile ei hakka keegi väga ükshaaval tutvustama. Aga seal nagu oli mõeldud sellele ja see inimeste hoidmine, et ma tunnen seda töötajate hoidmist tõesti. Mida rääkis ka Hedi, et tõepoolest Ravimiamet hästi panustab, et oma töötajaid hoida ja see oli hästi tore. See oli nii tore kogemus, et kui sa oled tulnud läbi põlemise järgselt kuskilt niimoodi ja sa tunned, et sind niimoodi tõesti kantakse kätel, eks ju. Ja kõik ütlevad nii tore, et sa tulid. No mis saab olla parem? No täpselt, et see esimene päev on ikkagi nagu väga-väga oluline, et kuidas sind vastu võetakse. Ja see, et sind niimoodi, et sul on nagu nii positiivse emotsiooniga, kes saad aru, et see vaata see hirm, et äkki sa tegid vale otsuse, see nagu lihtsalt lahkub, eks ole, see on nii äge. Ma muidugi natukene kartsingi seda, et ma tegelikult ei tea, mis see töö on. Seal räägiti mingitest müügilubadest, ma ei teadnud isegi, mis on müügilubad on. et äkki on igav natukene või mingi paberitöö, aga ei ole igav ja seal on inimesed, kes on töötanud 16 aastat ja 20 aastat ja nad ütlevad, et ikka ei ole igav, sest nii palju tuleb kogu aeg seda uut infot, seal on nii eripalgelised ülesanded, mida sul on vaja teha, et loomaarstina ma tegelikult ei kujutanud ette üldse, mida seal Ravimiametis nagu seespool tehakse. Et tundub jah, et see stereotüüpne ametnik, eks ju, istub kuskil kabinetis, joob kohvi, ega tal midagi teha ju ei ole. Ootab lihtsalt, millal loomaarst kirjutab, et saaks siis ametniku kiusa teha. Aga tegelikult see ei ole üldse nii. Tegelikult on neid ülesandeid rohkem, kui jõuaks ära teha. Räägi mõnest ülesandest, et mis on see, mis reaalselt loomaarstile nagu kasu toob ja kas see Ravimiamet on siis nüüd vaenlane või ei ole vaenlane? Ma arvan, et ta ei peaks olema vaenlane. Ma arvan, et siin on nagu, ma ei tea, see suhtumise küsimus, et meil kipub olema hirmsasti seda vastandamist, et ühel pool on omanik ja teisel pool on loomaarst ja siis nad kaklevad seal, eks ju, selle oma loomaravi üle. Et tegelikult see ei peaks ju nii olema, ta peaksid olema ühel pool ühise eesmärgi nimel.
ja ma arvan, et Ravimiametiga ja loomaarstidega tegelikult peaks olema täpselt samamoodi, et me peaksime olema ühel poolel ja tegutsema ühise eesmärgi nimel. Kust nüüd tuleb see vastuolu? Ma arvan, et osaliselt sealt, et loomaarstid tunnevad, et justkui Ravimiamet piirab neid hirmsasti. Aga Ravimiamet saab tegutseda ainult oma seaduste alusel, eks ju. Et meil on ette kirjutatud reeglid, mida me peame järgima, me ei saa sealt niisama üle rollida. Ja võib-olla seda nagu ei teadvustata väga palju. Et samamoodi, et need ravimite load, kui nad peavad taotlema loa, eks ju, meie käest, siis see ei ole päris niimoodi, et ametnik vaatab näo järgi, et kas anname loa või mitte, vaid vastupidi, see peab olema väga selgelt seadustest tulenevalt võimalik selle loa andmine. Ja kui seal on mingi nüanss, mille pärast me ei saa seaduse järgi seda luba anda, siis me ei saa seda teha. Et see ei ole päris nagu selline ametniku suva, mida hirmsasti armastatakse välja tuua. Ja ma arvangi, et see suhtumine ei peakski olema see, et Ravimiametis nüüd töötavad mingid hirmsad koletised, kes tahavad kiusata loomaarste. Tegelikult ei taha ja see on täpselt seesama vastuolu, mis omanikud ja versus loomaarstid, eks ole, et omanikele tundub ka, et loomaarstid ei tea midagi ja teevad kõike valesti ja loomaarstidele tundub, et omanikud ei tea mitte midagi ja teevad kõike valesti. Ja eks see tõde on seal kuskil vahepeal, sellepärast et vaatenurgad ongi hästi erinevad. Aga peakski seda eesmärki silmas pidama, et mida me tahame? Me tahame, et meil oleks piisavalt vajalikke ravimeid, et loomaarstid saaksid rahulikult oma tööd teha. Aga see ei ole päris nii lihtne, et me ütleme, et kasutage kõike, sest et sealt tulevad juba mängu need seaduslikud ja muud aspektid, millele võib-olla kliinikus töötades ei mõtlegi. Et sul ei olegi vaja mõelda. Just, ma olen ka tähele pannud, et need arstid, kes töötavad lihtsalt kliinikus arstina, et need inimesed on päästetud nii paljudest probleemidest, kui võrrelda loomaarstiga, kes on näiteks kliiniku omanik, sest et seal see tagatuba, see paberimajandus, seda kõike on nii palju ja ma arvan, et paljud ei teagi, kui hull see on. Aga võt sa rääkisid, et ravimiluba. Mis asi on ravimiluba? Me räägime praegu veterinaaride seisukohast loast siis, kui on vaja kasutada müügiloata inimtervishoius kasutatavat ravimit. Et nende jaoks on vaja taotleda Ravimiametist luba. Ja selleks peab olema hea põhjendus. Ehk siis peab järgima ka kaskaadi ja kui kaskaadi põhjal ei leia seda sobivat ravimit loomaravimiseks ja ainuke variant ongi siis see müügiloata humaanravim, et siis loomaarst peab oskama seda põhjendada, miks tal on just seda ravimit vaja, miks ta ei saa kasutada mingit muud ravimit. Ja see reegel ei ole nagu, kuidas ma ütlen, kuidagi loomaarstide ahistamiseks, vaid see ongi just see, et need ei kasutataks kergekäeliselt ja samamoodi tegelikult ka inimeste arstid peavad samamoodi taotlema loa. Et kui nad tahavad müügiloata humaanravimit kasutada, et nendel ei ole ka seda, et nad lähevad ja lihtsalt ostavad, vaid nad peavad ka põhjendama, miks neil seda vaja on. Sest müügiloata ravim tegelikult tähendab seda, et Ravimiamet ei ole kontrollinud selle ravimiga kaasas käivat dokumentatsiooni, me ei tea, kas see ravim on see, mida pakendi peal väidetakse, et ta on. Et see ohutus ja efektiivsus ei ole üle kontrollitud. Ja see on natuke selline üllatusmuna, aga et kui muud ei ole, et siis me saame lubada, et omal vastutusel te võite seda siis kasutada. Aga ometi Eesti loomaarstid on ju aastakümneid kasutanud humaanravimeid ka loomade raviks, ja tihtipeale nad on ka, ma ei taha öelda, et nagu mõnevõrra, nad on vahel isegi väga-väga palju soodsamad kui veterinaarravimid ja seadusandlus näeb ju ette, et kui on olemas veterinaarravim, siis me peame kasutama veterinaarravimid. Ja sa kindlasti oskad väga hästi seletada, et miks need hinnakäärid on nii suured, kui näiteks toimeaine on enam-vähem sama ja kuidas seda seletada omanikule, kellel ei ole võib-olla võimalusi seda veterinaarravimit. See on hästi raske teema. Et siin on vaja näha seda laiemat pilti, et miks meil peaksid üldse olema eraldi veterinaarravimid. On see esimene küsimus võib-olla, et sellepärast, et need veterinaarravimid on konkreetselt sellele loomaliigile ette nähtud, nad on tõestatud toimega, nad on tõestatud ohutusega sellel konkreetsel loomaliigil. Sageli nad on ju tehtud ka kergemini manustatavaks. Et nad on maitsestatud, võib-olla nende kuju või ravimi vorm on sobivam.
et nad on spetsiaalselt sellele loomale. Kas ma võin see analoogi tuua, et mul kohe tekib mõte, et vaata, meil on 2 varianti, kas autos see õhkpadi on testitud või me teame paberi peal, et ta peaks lahti minema. Või sul on seal mingi padi. Kui sul on üldse mingi padi, eks ole. Et ma alati üritan tuua ka neid näiteid nagu tavaelust, mida võib-olla kodanik saabki aru, et kas sul on oluline, et see padi tuleb lahti 100% juhtudest või sulle sobib ka, et ta tuleb lahti iga 5 kord. Et kumb sulle näiteks, et laste turvatoolide puhul, ma mäletan, see oli nagu väga suur teema, et kas ostad selle 200 eurose, mida tehakse seal selles samas tehases, kus tehakse ka neid väga kalleid, aga need väga kallid ja uhked brändid, need on testitud ja need teised on me teeme samas tehases. Et see ei ole veel garantii. No ravimitega ka, et ta võib ju tulla samast tehasest, aga ravimis, ega seal ei ole ainult see toimeaine, eks ole, vaid seal on tegelikult ka abiained ja mis ühendite nad seal täpselt on, kuidas nad on kokku pandud, mis on selle ravimi kate näiteks tablettide puhul, et need kõik mängivad rolli, et ravimite müügilubade taotlemisel just, et see, ma mäletan, kui ma käisin Ravimiameti töövestlusel, siis nad ütlesid, et oi, mõni aasta neil on väga kiire, et neile tuleb 5 müügiloa taotlust. Ja ma pidin peaaegu naerma purskama, et mul käib päevas 20 patsienti, et mis see 5 taotlust siis ära ei ole. Aga see dokumentatsiooni hulk, mis läbi töötatakse selle käigus, et kõik need väikesed detailid, et kõik need uuringud, kõik need katsed iga pisikese abiainega, kuidas ta seal toimib, mis ta seal teeb, mis on need võimalikud ohud. Et sellest tuleb ka kogu selle ravimi enda toimeks. Et see ei ole ainult see toimeained, me võime küll vaadata, et on 2 ravimit, mõlemas on sama palju toimeainet, sama toimeaine ka. Aga need ravimid võivad olla oma omadustelt väga erinevad, just see abiained ja kuidas see kõik kokku mängib. Et sellepärast veterinaarravimid on ikkagi mõeldud konkreetselt sellele loomaliigile ja nad võiksid olla nagu paremad ja nad on tõestatud toimega. Miks nad on kallimad? Nad on kallimad väga lihtsalt põhjusel, sellepärast, et veterinaarravimite turg on palju väiksem. Ehk siis tootja, ega kui veterinaarravimid välja töötatakse, ega tema väljatöötamise kulud ei ole ju väiksemad. Sellepärast, et ravimid sageli veterinaarias on mitmele loomaliigile ette nähtud, mis tähendab, et nad peavad katsetama need läbi kõikidel loomaliikidel. Mitte inimese ravim on ainult inimesel, eks, et võib-olla seal tulevad vanusegrupid mängu, et lapsed ja täiskasvanud eakad ja võib-olla rasedad ka, aga loomadel on ju tegelikult need vanusegrupid on kõikidel olemas, aga on ka eraldi liigid, mis suurendab neid kulusid, mis lähevad ravimi väljatöötamise peale. Ja samal ajal müüa saavad seda ravimit vähem, sellepärast, et lihtsalt see ostjaskond ongi väiksem. Ja ilmselgelt, kui väljatöötamiskulud on suuremad, müügis saadav tulu on väiksem, siis see ravimi ühiku hind ongi kallim. Ja need käärid võivad olla päris suured humaan- ja veterinaarravimite vahel, et see on probleem ja ma saan täiesti aru sellest, et see on probleem. Aga kui nüüd küsida, et miks siis peaks ikkagi kasutama veterinaarravimit, et miks ei tohi hinna pärast seda humaanravimit kasutada, et siin on jällegi see nüanss, et kui kõik kasutavad odavamat humaanravimit sellepärast, et on odavam, siis veterinaarravimid ei ostata ja veterinaarravimite tootjatel ei ole mitte mingit motivatsiooni neid ravimeid toota ega ka uusi ravimeid välja töötada. Neil ei ole lihtsalt raha selle jaoks. Et selleks tegelikult see otsekohalduv määrus tehtigi niimoodi, et hoida seda raha veterinaarravimite juures, et see ei läheks liiguks humaani poolele ära. Ja selle arvelt võib-olla meil tulevikus on rohkem ravimeid, rohkem võimalusi. Paraku need inimesed, kes praegu oma loomi ravivad, peavad maksma selle vahe kinni, selle nii-öelda hüppe praegu. Kui põneval ajahetkel me elame, et me saame reaalselt investeerida tulevikku, loomade tulevikku ja siinkohal võib-olla tuleks mõelda ka, ega jälle, ma ei väsi kordamist, ega lemmiku omamine ei ole kohustus. See on privileeg ja kui võetakse niisuguse, ma ei tea, ehku peale see lemmikloom ja me tänapäeval meditsiiniga suudame teha nii, et need loomad elavad päris pikalt ja päris hästi ja tervelt, kui tehakse elu jooksul kõik vajalik.
aga paratamatu nad ei sure ju ka enam niimoodi, et lihtsalt mingisugune üks õhtu jääd magama ja hommikul järka üles, et sellist surma on väga harva, et tavaliselt ikka nad surevad mingisugusesse haigusesse, sest nende keha ei ole loodud elama nii kaua. Et koerad, kassid, kes elavad tänapäeval isegi seal 20 aastani ja kassid üle 20 aasta, et see ei ole enam mingisugune üllatus. Ja omanik peabki selle peale mõtlema, et sa peadki arvestama, et see on lisakulu, et sa võib-olla peadki raha hakkama koguma või kindlustust sa saad teha ju ainult 8. eluaastani, et sa peadki koguma seda raha, sest et sul küsimus ei ole, kas sul läheb seda vaja. Küsimus on, millal sul seda vaja läheb. Nii et see on jälle, sa pead nagu natuke pikemalt ette mõtlema ja olema selles mõttes ka rahatark. Ja ma mõtlen ka seda, et me loomaarstidena võtame nagu liiga palju seda koormat võib-olla ka enda kanda, et me tunneme ennast tohutult halvasti, tohutult süüdi, kui omanikul ei ole raha, et oma looma ravida ja et siis me muretsemegi selle pärast, et see ravim on nii kallis. Aga tegelikult see ei peaks olema meie probleem. Et kui me võrdleme nagu seda loomaarsti teenust ja kõiki neid teenuseid, mida me pakume, et siis sellega võrreldes võib-olla see ravimi hind ise ei olegi nagu nii suur. Ja loomaomanik on võtnud selle looma, et see on tegelikult nagu tema vastutus leida see raha. Või kui ta ei leia seda raha, siis on küll kurb, aga siis ta ei saa seda looma pidada. Ja mina ise nagu enda jaoks, see oli minu jaoks ka hästi suur probleem just praktikas, et kui omanikul ei ole raha, siis ma tundsin ennast nii halvasti ja kuidas me siis ei aita. Aga kuhu me selle piiri tõmbame, kus on see liiga kallis, sest alati on mõni omanik, kellel ei ole raha, et on mõni omanik, kellel ei ole, ma ei tea, 20 eurot ka tegelikult loomaraviks anda, et mis me siis nagu teeme või kuidas me saame siis edasi minna siit. Et alati on keegi, kellel ei ole raha oma loomaraviks, ükskõik kui madalale me selle hinna langetame. Et võib-olla me peaksime natukene kõvemad kesta selles osas endale ümber kasvatama. Et see ei ole tegelikult nagu meie probleem ja me ei tohiks tunda ennast selle pärast halvasti ja see ei ole meie süü, kui omanikul ei ole raviks raha. Ja mida see vaene omanik teeb? Sest et selle asemel, et ise vastutada oma mõtete, oma tegude eest, ta elab oma selle pahameele loomaarsti peale välja ja siis loomaarst tunneb ise ennast kehvasti, et ma olengi nüüd halb loomaarst, sest et ma ei saagi mingi tasuta seda tööd teha, aga ega loomaarst ei pane seda kliiniku hinnakirja paika, seda paneb kliiniku omanikud, loomaarst ei ole see, kes tellib neid ravimeid või toodab neid ravimeid. Tegelikult ja neil on oma pere ka. Aga kui me võrdleme nagu humaanravimeid ja veterinaarravimid, siis humaanravimitel on piirhind, mida veterinaarravimitel ei ole. Ja haigekassa toetab, haigekassa maksab ravimite eest väga palju, et kui te lähete, perearst kirjutab teile ravimi, te lähete, ostate selle välja, te saate juba haigekassa soodustuse. Aga veterinaarravimitel ei ole seda soodustust ja sellepärast omanik peabki käima apteegis rohkem raha välja või kliinikus rohkem raha välja. Et paraku nii on. Ja see ei ole nagu ainult see ravimite hinnateema, et ega loomaarst on süüdi alati ju. Üks viimaseid päevi, kui ma olin tööl, siis ma olin süüdi selles, et omaniku koer oli 1,5 kilo juurde võtnud. See oli otseselt minu süü. Ma kohtusin esimest korda selle koeraga ja selle omanikuga, aga ikkagi mina olin süüdi. Ma mäletan, et keegi kommenteeris, et omanikule ei meeldinud, et üks variant, et sa oled liiga kurb, teinekord ei meeldinud see, et sa oled liiga rõõmsa näoga hommikul. Ja, ma olin liiga rõõmus. Aga see oli väga keeruline omanik, aga ma olin nagu üllatunud, et sellist etteheidet ma ei oleks oodanud. Kusjuures ei olnud ravi osas mitte ühtegi etteheidet, aga jah, see ei sobi. Aga jälle, kõik, mida inimene meile räägib, peegeldab tema sisemaailma, siseelu ja see, kuidas meie selle öelda vastu võtame, peegeldab meie siseelu. Nii et ma olen hästi palju selle peale mõelnud ja kuidagi mõni asi ikka väga kõigutab ja läheb hinge, aga siis ma jälle mõtlen, et mina ei ole süüdi, et ennast nii halvasti tunneb, eks ole, see on tema nupuke, mida ma kogemata riivasin või vajutasin ja tal läks hool nagu fiasko, läks peas lahti. Et sa peadki nagu üritama tõesti neid piire seada, nii nagu sa ise ütlesid. Ma olen sinuga hästi nõus, et seda süütunnet on nagu hästi palju, vähemalt mina tunnen, et seda on nagu hästi palju, et sa tunnedki ennast pahasti asjade pärast, mille pärast sa ei peaks üldse ennast pahasti tundma. Ja üks asi, mis tegelikult võib-olla ka mõjutas mind praktikast ära minema, oli just see nagu üldsuse suhtumine, et kui ma läksin kuhugile seltskonda, kus olid inimesed, kellega ma võib-olla kohtusin esimene kord üldse,
ja kui keegi sai teada, et ma olen loomaarst, ma ei tahtnud seda lõpuks enam kunagi öelda, siis hakkas tulema, aga minu koeraga oli ükskord niimoodi ja just oli sellised lood, mis muidugi omaniku jaoks on hinge jäänud, et nad on negatiivsed lood, eks ole, aga minul oli väga halb kuulata neid. Ja lõpuks ma ei tahtnudki kuskil olla. Et ma ei saa tööst välja ja tegelikult ma kuulen seda, kuidas minu kolleege pekstakse ja ma ei saa tegelikult midagi teha siin, et siis ma üritasin laveerida, et teisest küljest vaadates võib-olla, aga ikkagi see murendas minu jaoks kogu seda loomaarsti ametit, et ma tundsin, et ma ei taha avalikult loomaarst olla enam, aga see ei ole hea. Et see avalik kuvand, eks arstid ja päästjad ja politseinikud on kõik need, kes saavadki seda avalikku peksu, eks hästi palju. Sest kõik inimesed teavad, peaksid oma tööd tegema, aga see on ka üks, mis mind võib-olla natuke peletas seal praktikast eemal, et ma ei tahtnud neid lugusid kuulata. Ja minu jaoks on alati olnud kõige raskemad need lood, kus tulevad omanikud rääkima oma loomadest, kes surid seal 5 aastat tagasi, et neil on see valu on sees nii suur ja sa ei taha see halb inimene ka olla, kes ütleb, et teate, mul ei ole aega sellega tegeleda praegu. Et sa tahad ikka olla see empaatiline ja lasedki tal välja rääkida, aga kui ta räägib selle juba 30 minutit ja põhimõtteliselt läheb juba tsüklisse, et see sama asi tuleb uuesti ja siis sa ei oska ka viisakalt välja tulla sellest olukorrast, et võib-olla ka asi, mida ülikoolis võiks kunagi tulevikus või miks ka mitte tegelikult meie oma EVS võiks ju teha neid koolitusi teemadele, et kuidas ka nendest olukordadest välja tulla, kus omanik ongi sinna tsüklisse või oma muresse kinni jäänud, et me peaks oskama kõik sellistest olukordadest välja tulla. Ja pluss veel see, et jällegi sellise väga empaatilise inimesena, et ega need lood ei lähe ju ära. Et lood jäävad mulle ju alles. Kell 3 öösel. Kell 3 öösel. Ta oleks pidanud hoopis seda seal mõõtma. Täpselt. Ja see ei ole üldse minu lugu selles mõttes, et mina ei ole kuidagi olnud selle ravi juures. See on juhtunud võib-olla 20 aastat tagasi, aga ma jään sellele mõtlema. Ja see häirib mind ja ma tahaksin, mul on see halb kiiks ka, et ma tahaksin alati, et kõik oleksid õnnelikud. Ja seda ei ole võimalik saavutada, ma teadvustan endale, et see on võimatu, see on utoopia. Kõik ei saa olla kogu aeg. See oleks demokraatia. Jah, aga minus on see tugev selline soov olemas. Ja siis, kui ma saan aru, et inimesed ei ole õnnelikud, et nad on häiritud, siis ma tunnen, et ma peaksin midagi tegema, et seda olukorda lahendada. Aga kõige hullem ongi see, kui ma ei saa midagi teha, siis see frustreerib mind seespoolt. Et jah, ma ei tahtnud neid lugusid kuulata. Oled sa nüüd rahul? Neid lugusid tuleb palju. Ma olen väga rahul, ma olen tõesti rahul. Et ma tegelikult päris täiesti ära lõiganud ennast veterinaariast ei ole, et mul on ju tuttavad ja sugulased, kellel on loomad, et nendega ma tegelen ikkagi vaikselt edasi. Siis mul on hästi toredad kolleegid, kes saadavad mulle röntgenpilte, mis mulle kohutavalt meeldib. Või helistavad ja küsivad vahepeal nõu. Et niimoodi selliste väikeste sutsakatena sellist praktilist veterinaariat, et kui ma ei pea veel omanikega suhtlema, siis see on hästi tore. Ideaalne ja röntgenpildid mulle kohutavalt meeldivad, et see on tegelikult üks minu armastusi. Kas see kõlab nagu üleskutse? Et need, kes tahavad? Ma ikka alati vaatan, ma ei garanteeri tulemust, aga mulle meeldib neid vaadata ja ma kogun tudengite jaoks tegelikult selliseid huvitavaid juhtumeid, et neid võib alati mulle saata. Selline hea üleskutse. Ja ma ei tea, kas võib-olla juba tead, et meil on siin niisugune väike traditsioon, kus eelmine külaline esitab lõpuküsimuse uuele, kellest, kusjuures ta ei tea, kes see uus inimene on. Ja me tegelikult Hediga võib-olla, ma ei tea, kas ta mõtles välja selle konkreetselt sinu jaoks või sest me rääkisime, et sa võiksid tulla. Et igal juhul sulle esitatud küsimus on, et mida on tänastel loomaarstidel põllul kõige rohkem vaja? Mõistmist. Ma arvan, et mõistmist, et mõistetakse, mida nad teevad ja miks nad teevad seda nii, nagu nad teevad. Ja kui on mõistmist, siis on ka vähem hukkamõistu ja siis on võib-olla vähem ka selliseid ebamõistlikke ootusi. Ja võib-olla jah, sellist mõistmist ja laiema pildi nägemist.
Aga seda oleks vaja ilmselt igal elualal. See ei ole ainult Ja nagu loomaarstide teema. mulle väga meeldib see laiema pildi mõte, sest et vaata, kui loomaarst töötab ainult loomaarstina, praktiseeriva loomaarstina, siis ta ei pruugigi tabada neid erinevaid aspekte ja nüansse, mida see riigitöö või siis kas või ravimüügiettevõttes see töö, mida see endast kujutab. Ja mulle tohutult meeldib need inimesed, kes on käinud mitu erinevat etappi läbi ja siis lõpuks otsustanud, kuhu nad tahavad jääda ja kes ongi jäänud Ravimiametisse või PTA-sse või kes on läinud tagasi loomaarstiks ja on selle valikuga väga õnnelik, aga seejuures see suurem pilt, mis nad saavad. See on nagu hästi silmi avatud ja ma tunnen, et ma olen tegelikult hästi unikaalses seisus, et ma tean seda praktika poolt väga hästi. Ma olen seda teinud 10 aastat, eks ju. Ja nüüd ma tean seda teist poolt sealt ja ma tunnegi, et ma olen nagu selline kokkupuutepunkt seal. See on nagu hästi tore. See on hästi tore. Mulle praegu väga meeldib, ma loodan, et mulle meeldib ka 5 aasta pärast näiteks. Aga kogu see kogemus võib-olla ongi andnud ka selle julguse, et kui sa tunned, et see ei ole õige, siis võta ennast kokku ja mine tee midagi muud, proovi midagi muud, et ära jää nagu hirmu pärast kuhugile küsitama, et ei tea, kas ma saan ikka ja kas ma nüüd oskan. Et see nagu ei vii mitte kuhugile. Ja alati saab ju tegelikult tagasi minna. Alati saab tagasi minna, jah. Mul oli täpselt see sama mõte, et kui ei sobi, ma saan ju alati tagasi minna. Aitäh sulle, et mulle väga-väga meeldis meie vestlus, see oli tõesti silmaring ja maailmavaadet avav ja ma loodan, et oli seda ka kõikide meie kuulajate vaatajate jaoks. Et aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Vestlus Epuga oli lihtsalt nii äge ja see, kuidas tema mõtted töötavad ja see, kuidas ta rääkis oma läbipõlemisest ja sellest, kuidas ta vahetas töökohta ja kuidas ta kartis kohutavalt kolleegide hukkamõistu ja hoopis sai selle asemel põhimõtteliselt aplausi osaliseks. Et on ka selliseid lugusid ja kui sina tunned, et see, mida sa täna teed, ei rõõmusta sind, siis proovi midagi uut ja sul on alati võimalus tagasi tulla. Kui sa oled loomaarstinduses ja tunned, et tahad midagi muud proovida, siis kui vähegi võimalik, ma oleks väga tänulik, mitte et see oleks üldse minu asi öelda, aga äkki sa saad jääda kuskile siia veterinaariasse või siis olla natuke ära ja tulla tagasi, nagu on seda teinud ka paljud teised loomaarstid ja ma loodan, et üks inimene, kelle peale mõtlen, mingi hetk tunneb, et ta on valmis ka oma lugu rääkima. Aga senimaani järgmise korrani. Tšau!